No nii, 3 aastat on vahepeal mööda läinud, kui ma viimati podcasti salvestasin. 3 aastat, et kui tavaliselt tulevad podcastid kord nädalas või kord kuus või siis minu oma tuleb nüüd 3 aastat hiljem. Mina olen siis Kristine ja olen ja askeldan praegu siin Väel, kust see podcast ka alguse sai. Aga viimased 3 aastat alaliselt siin enam elanud ei ole. Aga praegu tulin Väele, et natuke endaga olla. Kaugusesse vaadata. See on midagi, mida ma igatsen. Lihtsalt istuda ja vaadata kaugusesse ja jälgida, kuidas lumehelbed langevad ja seeläbi kogu aeg kuidagi enda sisse rohkem näha. Aga miks ma seda siis nagu nüüd igatsen ja mis nüüd siin 3 aastat vahepeal toimunud on, et mu viimane podcast vist oli see, kus ma rääkisin sellest, et ma olen jäänud lapseootele ja et üks ime on sündimas. Ja mul on tunne, et ma ei tee täna sellist nagu salvestust, kus ma räägin, mis kõik 3 aasta jooksul juhtunud on. Või ma ei tea, kuhu see vestlus viib, sest ma ei ole mitte midagi läbi mõelnud. Aga kuidagi viimasel ajal on see mikrofon ennast mulle näitama hakanud, et ma olen ta leidnud mingist sellisest kotist, kuhu ma poleks osanud elu sees vaadata, et seda otsida. Ja mõned päevad tagasi Väe loodusnaiste matkal hakkasime me naistega kuidagi rääkima podcasti tegemisest ja siis ma tuletasin meelde endale, et ma ju ka tegin podcasti ja ta kuidagi käib mul kuskil südamesopis alati kaasas. Et vahepeal mõtled, et mis ma seda igakuist tasu ikka maksan, et kes neid podcast'e ikka kuulab, mis seal on, ma arvan praegu vist 5 tükki neid vanu salvestusi. Aga millegipärast ei ole tahtnud ikkagi nagu seda liitumist ära lõpetada või neid nagu podcast'e maha võtta. Et ikkagi on olnud tunne, et ühel hetkel on minus jälle see soov ja tahtmine ja tegelikult ka jõud, et sõnaga jagada ja et end jagada. Need 3 aastat on olnud päris pöörased. Mul on 17-aastane poeg, kes nüüdseks elab juba omaette, sest ta läks Tartusse kooli ja tema elus on väga ägedad, põnevad muutused. Täiega imetlen teda ja seda elu, mis ta on endale loonud ja loomas. Ja siis 2 aastat ja nüüd kohe 4 kuud tagasi sündis mul ka tütar. Ja seepärast need viimased 3 aastat ongi olnud parajalt pöörased, et esiteks lihtsalt oli väga suur muutus, et me Sebastianiga, oma pojaga, me kolisime teise Eesti otsa, me kolisime Lõuna-Eesti Otepää kanti. Ehk siis ma jätsin Väe, oma hingekodu, oma pühapaiga. Aga ta jäi ikkagi endiselt minuga, lihtsalt ma igapäevaselt ei ela siin. Aga see oli väga suur muutus ja väga suur lahtilaskmine. Ja lisaks sellele siis pidi Sebastian kooli vahetama, kõik uue elu looma. Lisaks sellele
me Kaleviga ehk siis minu kaaslasega, minu kaasaga, minu kallimaga esimest korda kolisime kokku, et me sinnamaani olime siis sellises kaugsuhtes olnud ja sellises suhtes, kus mõlemal on hästi palju iseenda jaoks aega. Lisaks siis koos oldud ajale. Ja siis tuli kõik korraga, et kokkukolimine, beebiootus, lahtilaskmised, uue elu loomised, majaehitus. Siis samal ajal ehitasime siis meie uut kodu, millega alguses tundus, et aega on. Kalev hakkas seda ehitama juba varem, kui ma veel ei olnud beebiootel. Aga siis järsku oli see, et okei, et nüüd on nagu mõned kuud ja see on vaja valmis saada. Ja siis läks kiireks. Ja lisaks veel tuli üks väga suur muutus minu ellu läbi selle, et ma sain enda ellu Kalevi kaudu siis veel 2 väga kallist tütrekest ehk siis Kalevi kaksikud tütred tulid ka meiega koos elama. Ja justkui üleöö olin ma sellest väe üksindusest, kulgemisest ja me elasime Sebastianiga siin koos, aga meil oli alati selline mõlemal oma ruum ja oma privaatsus ja oma aeg ja tema ka kuidagi on alati nautinud seda iseendaga olemist. Ja üleöö olin ma siis täiesti teises reaalsuses, kus meil on suur pere, uus kodu, kõike on palju ja selle kõige juures ma ootasin ise ju ka beebit või kasvatasin enda sees beebit, et kõik see hormonaalne pool sinna juurde, emotsionaalne, füüsiline, seda kõik oli nii palju. Ja see beebi ootus, ikkagi tuleb podcast, kus ma räägin, mis vahepeal 3 aastaga toimunud on. Aga tead, lihtsalt see praegu siin väel, ma olen küll alles 2 päeva üksinda, ma tulingi, et üksi olla. Ja ma olen nagu tulnud tagasi nagu justkui mingit filmi vaatama enda elust. Et lugesin enne oma mingeid vanu päevikuid, valasin teed, ehk siis nagu justkui teen neid samu asju siin, tõin puid, tõin allikalt vett, teen neid samu asju, mida ma tegin siis nii-öelda oma eelmises elus. Aga kõik minu sees on teisiti. Nagu kõik. Ja mingi osa minust täiega igatseb seda rahu, mis minu elus oli siis. Ja ma saan aru praegu siin, et see rahu on endiselt olemas, et mul lihtsalt on reaalselt olnudki tunne viimasel ajal, et ma ei oska enam lõdvestuda, ma ei oska enam kaugusesse vaadata. Et ma ei oska, et mul ei ole võimalik. Et meie elu on lihtsalt minu elu on täis tegutsemist, et paljud teist ilmselt teavad, kuidas väikese lapsega on. Praegu on Loona siis 2 aastat ja kohe 4 kuud. Ja ongi palju tegutsemist tema päevaplaani järgi, asjade settimist. Ja ta on selline nagu täiega vägev tulekera. Täiega vägev tüdruk, kes teab täpselt, mis ta tahab, väljendab seda selgelt. Ja ta soovib nagu totaalselt üleni 110% sinu täielikku kohalolu ja tähelepanu. Et temaga koos ma tunnen, et ma ei oska võtta neid hetki selliselt. Või
ma ei tea, kas see ongi võimalik praegu, et ja selline uuesti emaks kasvamise teekond on minul praegu käimas väga intensiivselt. Emaks kasvamise, iseendaks kasvamise, iseenda kasvatamise, et võib-olla siis lähen korraks sinna tagasi, et kui Loona sündis siin Väel, meil oli kodusünnitus, mis oli täiega võimas ja vägev. Võib-olla ma kunagi räägin sellest pikemalt ka siin podcastis, aga ma panen korra selle ja panin igaks juhuks lennurežiimi telefoni peale, sest mõnikord on juhtunud nii, et ma räägin ja siis vaatan, et keegi on vahele helistanud ja kõik see jutt on kuskile mujale läinud kui siia salvestisse. Aga sünnitus oli väestav. Ja kõik sealt edasi oli hoopis midagi muud, kui ma olin ette kujutanud. Et mul oli väga raske emotsionaalselt ja mis jõudis loomulikult ka ju füüsilisele tasandile, et Loona ei maganud. 1,5 aastat tegelikult ta ei maganud öösel. Isegi kui ta natuke mingeid pikemaid unesi juba tegi, siukseid paaritunniseid, siis mina ikka ei maganud. Et see ärevus minu kehas oli kasvanud nii suureks, et ma ei osanud enam lõdvestuda ka nendel hetkedel, kus tema lõdvestus. Ja eks see kuidagi ongi selline ema ja beebi sümbioos ju, et kui mina olin ärev, siis tema ei maganud ja kui tema ei maganud, olin mina ärev ja ma alles täielikult nagu tunnen, et ma vaikselt astun sellest mullist nagu serva poole. Ma ei ole sellest veel väljas, aga ma olen sellest mullist keskmest, tsentrist. Olen liikunud nagu serva poole ja tean, et peagi on aeg sellest ka, või peagi ma olen valmis sellest beebimullist ja sellest ainult emaks olemise mullist välja astuma. Et see ongi praegu kuidagi selline tagasivaatamise koht ja enda mõistmise koht, et väga palju sellist ärevust ja hirmu on viimastel aastatel minu kehas olnud. Et ma teadsin seda tunnet ka ju sellest ajast, kui Sebastian väike oli. Aga ma kuidagi lootsin või soovisin, et nii palju aega on möödas ja mina olen nii palju kasvanud ja muutunud, et seekord on teisiti. Ja ongi kindlasti teisiti, sest ma mõistan nüüd seda, mis minuga toimub, aga see ei tähenda seda, et ma ei koge seda. Et ma endiselt kogen seda raskust ja seda ärevust ja seda hirmu, et midagi juhtub. Et see on olnud minu jaoks päris keeruline aeg. Aga ma kuidagi viimasel ajal olen nagu aru saanudki, et kuna minu süsteem, kogu minu olemus ja keha ja närvisüsteem on olnud need viimased aastad ellujäämisrežiimil, siis on täiesti loomulik see, et ma kogen neid ärevusi, et ma kogen neid hirme, et nii vähesest piisab, et ma olen juba nagu plahvatanud või iga väike asi on minu jaoks maailma lõpp, et laps lööb ennast kuskile, siis see tunne minu sees, et ma olen püüdnud Kalevile seda ju nende aastate jooksul seletada ka, et ma tean, ma reageerin üle, aga mu keha tunneb seda kõike, et ma saan isegi ju aru oma mõistusega, et ma reageerin üle, aga see ei vähenda mitte kuidagi seda, mida ma tollel hetkel kogen. Et nüüd kuidagi praegu sellele nagu tagasi vaadates
saan ma aru, miks ma nii olen käitunud ja miks ma selline olen olnud. Ja mingi nagu kaastundlikkus enda vastu tuleb ülesse. Ja ka selline nagu lootus või see usk, et seda on võimalik muuta. Ja muidugi ma olen vaadanud sinna, et miks see nii on, et miks see emaduse teekond või emadus minu jaoks raske on. Ja seal on mustrid, mida ma kannan. Sealt, kus ma pärinen, kus on minu juured, et ma olen väga palju sinna püüdnud vaadata ja neid kohti mõista ja mõtestada ja ennast seeläbi toetada. Aga nagu ma ütlesin, ma olen endiselt selle sees ja alles õpin. Nii väga soovin, et saan kogeda seda emadust ja naiseks olemist kerguses. Ja mis mulle nagu väga toetav on see teadmine, et eneseregulatsioon ei tähenda, et ma olen kogu aeg rahulik, vaid see tähendab, et ma kogen kõiki emotsioone, julgen kogeda, luban kogeda ja tean, kuidas tagasi rahusse tulla, keskmesse tulla. Et mitte süüdistada nende emotsioonide pärast, vaid õppida seda tagasitulemist veel paremini tegema. Nüüd ma olen ikkagi esimesed 15 minutit põhimõtteliselt halanud. Kuigi ma just üks päev otsustasin, et ma ei taha halada nii palju, et mul on kuidagi viimasel ajal tunne, et nendes naisteringides, kus ma vahel kohtun, et mul on seal Otepääl selline mõnus juusa muttide või näkkide või kuidas me ennast nimetame, juusarühmitus. Et me oleme 4 naist ja kuidagi oleme nii mõnusalt teineteise toetamise teekonnal koos kasvamises. Et nendega kohtudes või siis oma nende väeloodus naistega kohtudes kord kuus, et ma tunnen, et ma nii palju halan. Räägin nagu sellest kõigest, mis on raske ja mis mind proovile paneb ja aga selle juures on nagu nii paganama palju ilusat, et neid vanu päevikuid täna lugedes oli lihtsalt judin peal kehale, et ma saingi aru, et see, millest ma olen aastaid kirjutanud, unistanud, palunud, soovinud, rituaale teinud, vabaks lasknud, jälle kirjutanud, et see kõik on minu reaalsus praegu. Mul on see tõeliselt vägev kallim, see mees minu kõrval, lihtsalt meeletult tänulik, mis hoitus ja austus ja armastus ja toetus. Ja see absoluutselt ei tähenda, et meil nagu fucking raske vahepeal on. Ja meil oli ikkagi nagu need mõned aastad väga keeruline paari suhtes, sest me mõlemad olime nii suures pinges. Ja seda enam olen ma tänulik, et me ka siis valisime teineteist. Ja et me ka praegu valime teineteist iga päev. Ja me oleme õppinud kiiremini lähedusse tagasi tulema. Ja me endiselt trigerdame teineteist ja endiselt samade asjadega, millega siis, kui me kokku kolisime. Aga me oleme õppinud kiiremini tagasi tulema endasse, teineteisse ja just seda nagu kaasregulatsiooni, et kui ühel on raskem, siis
kui mõlemal on raske ja üks on rohkem enesesse kohale tulnud, siis ta oskab ka teist toetada. Et see oli minu väga suur unistus sellises paarisuhtes olla ja selliselt koos kasvada. Ja ma lihtsalt selle elu-melu sees olen vahepeal selle nagu ära unustanud. Aga nüüd siin väel olles ja lugedes just neid päevikuid ja neid sõnu, tuleb see meelde, kui väga ma seda soovisin. Ja see kasvamine käib lihtsalt selle paarisuhte juurde, et ongi vahepeal keeruline. Ja selleks me kokku oleme ju tulnudki. Ja see pere, meie suur pere, meie lapsed, minu iseseisvumas poeg ja mu tütreke. Et ma arvan, ma isegi, mitte ma ei arva, ma tean, ma isegi ei julgenud mingil hetkel enam unistada, et ma veel emaks saan. Ma olingi lahti lasknud selle ja nüüd on mu tütreke siin, laulab ja tantsib ja vahetab kleite mitu korda päevas ja ütleb, nii armas oled, emme. Mina armas sina, mina armas sind, nagu ta ütleb. Ma olen nii tänulik. Ma olen nii tänulik, et Kalevi tütred on minu elus. Et meie saame ka koos kasvada. Ja see on mulle nagu nii suur au olla nende elus. Ja nagu isegi natuke hirmutav, et ma olen see naine, kelle järgi nemad õpivad naiseks olemist. Et kuidagi nagu see, et kui sa kasvad oma tütrega koos algusest peale, siis see kuidagi tuleb ilmselt nagu läbi selle kooskasvamisega sinusse, on ju, et see taipamine, et ta õpib naiseks olemist minult. Aga Kalevi tütarde puhul sain ma järsku 2 13-aastast, täna nad on juba peagi 16 saamas, aga 2 13-aastast neiut, noort naist, kes olid järsku osa minu elust nii suurelt. Ja ma olin ise nii keerulises kohas emotsionaalselt ja beebi kõrvalt leida seda naiselikkust ja seda lihtsalt aega, et neid kuulata, suuremaid lapsi, et nendega rääkida, et nende jaoks olemas olla. See oli väga väljakutsuv ja ma tean, et ma oleks saanud või me oleks saanud kindlasti paremini. Või mis asja, mida ma ütlen, oleks saanud paremini. Me tegime täpselt nii, ma tegin täpselt nii, kuidas ma oskasin ja suutsin ja ma tean, et see vundament, mida me ehitasime, et sellest kasvab veel edasi ka väga ilus hoitud lähedus. Ja ma olen nii tänulik selle kogemuse eest, selle armastuse eest ja selle eest, et mu südames on nii palju armastust, mida jagada. Ma mõtlesin enne just, et istusin siin väel enne ja mõtlesin, et nagu fuck, et ma olen nagu, ma armastan nii vägevalt. Ma tean, et need inimesed mu elus, keda ma armastan, teavad ja tunnevad seda. Ma ei hoia tagasi. Ja ma olengi täiega kirglik. Ma räägin oma tunnetest, ma ütlen neid asju ja ma tean, et see võib vahel kellelegi ebamugavust tekitada, sest tunnetest ju ei räägita. See uskumus või müüt, et tunnetest ei räägita või. Aga ma tahan.
ma tahan, et need inimesed mu elus, keda ma armastan, teavad ja tunnevad, et ma neid armastan. Ja selle kirglikkusega kaasneb muidugi ka see, et ka muud emotsioonid on väga tugevad lisaks armastuse tunde väljendamisele et mind on palju. Ja ma olen tänulik, et mu elus on need inimesed, kes mind just minuna vastu võtavad ja imetlevad. Et kuidagi sellised taipamised tulid. Et ja et ma ei ole tegelikult nii katki, kui ma olen viimasel ajal arvanud, et ma olen. Kuidagi selline tunne on tulnud, et see hirm, et ma olen nii katki ja ma pean nüüd nii tohutult tööd tegema, et uuesti ennast tundma saada, oma rahusse tulla. See on täpselt, see on siinsamas, see on minus. Ja see, et ongi olnud crazy aeg, ei tähenda, et ma nii katki olen. Kuidagi see mõnus kergus või kergendustunne on tulnud sisse, et ma olen olemas. See on vist see, kui võtad lihtsalt selle hetke, et oma hingega kohakuti olla. Kuskil raamatus oli see, naised, kes jooksevad huntidega, seal oli see oma hingega kohakuti olemise koht, et nende igapäevaste askelduste ja toimetuste sees kipun ma selle ära unustama. Ja see on nii huvitav, et varem, kui ma väel olin ja võtsingi kliente vastu, tegin teerituaale, tegin šamanistlikku tööd, viisin inimesi loodusesse, siis enamus neist, kes siia väele minu juurde jõudis, olid naised, kellel olid väiksed lapsed ja kes olid läbi põlenud või selles kohas, et ma ei tea, kes ma olen, ma tahan oma aega, ma vajan oma aega. Ja nii lihtne oli teoorias neile seda kõike jagada, et kallis, et see ongi sinu aeg. See, kui sa keedad seda putru, see, kui sa punud neid patse, kui sa vannitad, kui sa seda järgnevat sodimaast üles pühid, kokku pühid, et see ongi sinu aeg. See on sinu eluaeg. Ma tundsin seda nii ehedalt, kui ma seda jagasin. Ja nüüd olen ise see naine, kes vajab seda meeldetuletust. Et see ongi minu eluaeg. Sellised mõtted siin täna 20. mis täna on 19. veebruar 2026 Väetalus 41-aastasel naisel. Ja ägedalt tühjaks lõi pea. Võib-olla ei olegi väga midagi täna rohkem jagada. Ja tuligi selline väike meeldetuletus maailmale, et ma olen olemas. Kõigepealt iseendale ja siis maailmale, et ma olen olemas. Ja tunnen, et olen valmis end rohkem jagama. Ja olen valmis ka teiega kohtuma, tööd tegema.
et see 6-kuuline loodusnaiste ring on mind ka nii palju toetanud, et meil ongi nüüd pööripäeval märtsis meie viimane kohtumine 6. See on siis nii, et me iga kuu ühel laupäeval oleme 10 naisega kuskil koos looduses ja me oleme käinud läbi elementide, läbi vee, maa, tule, õhu ja selles on alati ka see minu šamanistlik eluviis, et ma jagan ju seda, kes ma olen ja mida ma elan ja hingan. Et see ilu, mis sünnib neil hetkedel, kui naised istuvad ringi koos, see on midagi maagilist. Ja ma olen nii tänulik, et need 10 naist tulid, olgugi, et ma olin nii kaua olnud sotsiaalmeedias vaikne või ütleme siis ikkagi tunduvalt vaiksem, et ei olnud sellised ajad, kus ma tahtsin jagada või kus mul oli üldse mingit jõudu või ressurssi jagada. Ja kui ma selle kutse tegin, siis mul alguses tundus, et äkki ma ei saagi neid naisi kokku. Maailm ei mäleta mind või seda, et me saame koos kasvada. Aga see punt sai tõeliselt vägev ja ma olen valmis uue pundiga alustama, nii et peagi hõikan ma sellega Facebookis, Instagramis välja, et uus 6-kuuline teekond 10 naisega algab aprillis ja see on siis kevadisest pööripäevast sügiseseni ehk siis see aasta valge pool ja kohtume iga kuu ühel laupäeval ja see saab olema täiega vägev. Et kui sina näiteks praegu kuulad ja tunned mingit kõdi kõhus, siis kirjuta mulle. Ja see naistering on nii palju toetanud mind, et see jõud, mida ma praegu ka jagan läbi selle sõna, on tagasi minusse tulnud. Ja see soov ja see soov tööd teha, inimestega kohtuda, teed valada, trummida, nende hinge vaadata, nende silmi peegeldada, nende südant soojendada, neid endale avada läbi looduse, läbi šamanismi, läbi kohalolu, läbi vaikuse. Et ma tahan jälle tööd teha. Ja see väe on selle jaoks täiesti imeline paik, et see on küll mu kodust kaugemal, aga ma kuidagi tunnen, et peagi ma hõikan välja ka selle, et tulen mingi aja tagant siia väele ja kutsun siia neid, kes soovivad üks-ühele kohtuda või suuremas ringis. Ja tegelikult on väe avatud ka kõigile, kes soovivad siia ise tulla, et kas lihtsalt üksi olema perega, kallite sõpradega, lähedastega või mingit laagrit korraldama, et siin on see paik lihtsalt oma olemusega juba tervendab. Ja siin on siis selline suur ruum, rituaaliruum, kus saab mingeid praktikaid teha ja on mõnus soe köök, elutuba, 2 magamistuba, saun. Maja kõrval on raba,
lähedal on Norra allikad, et siin on väga palju ilusat ja toetavat. Nii et hõikan ka selle siin välja, et kui keegi soovib ise midagi korraldada siin väel, näiteks täna just kirjutas mulle üks armas naine, et ta soovib märtsis tulla oma sõbrannadega siia oma sünnipäeva pidama. Et kõik see on ka avatud, et ma tunnengi, et väe on nüüd need 3 aastat siin ootel olnud. Ja tema tahab ka tööd teha. Ta tahab inimesi hoida. Et oled väga teretulnud väele. Et see salvestus ja podcast ei jääks ainult selleks, et need 3 aastat on nii raske olnud, vaid siia juurde soovin kindlasti lisada selle, et need 3 aastat on ka kõige ilusamad olnud. See sära ja rõõm, see puhas armastus, mida meie tütar kiirgab, see on tõeline kingitus. Ma olin kirjutanud umbes 3 nädalat enne, kui ma jäin lapseootele. Olin kirjutanud märkmikusse, et tunnen, et sünnin uuesti, sünnitan uueks. Ja nii see reaalselt ongi. Läbi loona olen ma ka uueks sündinud. Ja me kasvame koos. Ja ma tunnen, et see uus mina alles näitab ennast mulle ja maailmale. Aga see armastus, mis minu sees pulbitseb elu vastu, see on midagi nii suurt ja võimast, et ma tean, et minu kohus on seda jagada. Jagada seda läbi iseendaks olemise. Ja nagu šamaan on see majakas, kes näitab teed lihtsalt läbi selle, et ta on ja vilgub iseendas. See ongi minu tee. Need podcasti jutuajamised on tõeliselt tervendavad iseendale. Soovitan. Isegi siis, kui sa ei taha teha podcasti, salvesta iseenda vestluseid. Et ma kunagi tegin väga palju seda siin väel elades, et mul on telefonis väga palju videosi ja ka lihtsalt häälsalvestusi, mis on mulle endale. Ja nüüd oma sünnipäeval, mul oli mõned nädalad tagasi sünnipäev, ma leidsin video, mille ma olin mõned aastad tagasi oma sünnipäeval tuleviku minale salvestanud. Ja see oli nii äge kuulamine. Ma täiega soovitan seda teha, endale sõnumeid saata. Ja ma usun, et ma selle podcasti ikkagi jõuan üles ka panna. Et ma julgen selle üles panna. Et ma julgen selle ukse vaikselt avada. Et taas rohkem maailmaga suhelda. Sinuga. Ja ma tean, ma ju kogu oma südamest tean, et on need inimesed, need
kes on oodanud seda, et see Väeviis uus osa sinna Spotify'sse jõuab ja potsatab, et siin see on. Ja ma täiega nagu soovin või palun või loodan, et see, kui see sind puudutab või kuidagi kõnetab, et sa mulle sellest kuidagi märku annad. Kirjuta mulle. Et mul on nii hea meel, kui ma saan seda tagasisidet. Ja ma tean, et see annab mulle julgust ja jõudu siit edasi minna. Igatahes mu kaminatuli on kustunud ja nüüd ma pakin ennast siin kokku, et minna kodurabasse. Teen oma loodustiiru. Lähen lihtsalt vaatlen. Ja siis lähen ema-isa juurde sauna ja sööma. Ja siis tulen siia kamina ette tagasi. Jään 9 ööks veel. Ja homme sõidan koju oma kallite juurde. Juba see hääl, millega ma praegu räägin, juba see hääl rahustab mind ennast ja tuletab meelde seda Kristinet rohkem igapäeva elus välja kutsuda. Ja ma olen selline ema, kes on nagu full on. Et ma pühendun kuidagi nii täielikult, see on seesama kirglikkus, mis minus on, et kui ma midagi teen, siis ma teen täiega ja praegu ma olen ema täiega. Ja see lihtsalt vahepeal kurnab mõni ära, sest ma ei oska vähem olla. Ma olen alati täiega. Aga Loona kasvab ju ka aina suuremaks ja ma usun, et neid hetki, kus me saame kahekesi koos looduses kulgeda ja vaadelda ja teed valada. Et neid hetki tuleb üha rohkem, ma nii väga soovin seda kõike temaga jagada. Et ma kuidagi ei osanud seda, kui ta oli väiksem selliselt. Ja jälle see on tegelikult jälle mingi hinnang endale, et ma arvan, et ma tegelikult olen nii palju rohkem teinud, kui ma praegu üldse mõistan. Nii palju head teinud oma laste jaoks. Et mingi see ei ole piisav, on ikka nagu pildil. Ma ei tea, mitmes kord ma nüüd seda podcasti lõpetan, aga tundub, et seda juttu tuleb veel ja veel. Ja ma loodan, et järgmine osa tuleb parem kui 3 aasta pärast. Täiega ilusat tärkavat kevadet meile kõigile. Tšau!